Angela, on põnev rääkida iraanlastega, kes on Iraanist ohutult Armeeniasse tulnud. Paljud kardavad endiselt valitsust ja kõhklevad rääkida. Kaamerate ees rääkis üks mees meile, kuid kaamerate väliselt, mis on tema valitsuse peamine eesmärk Iraanis. Ta ütles, et nad tahavad iga hinna eest võimu hoida. Kui USA ja Iisraeli õhuvägi neid ründavad, ohverdavad nad kogu Iraani rahva ja ressursid võimul püsimiseks. Teine raske küsimus, mille esitasime inimestele, kes põgenesid siia vaid kohvritega. Kuidas tunnete end seoses sellega, et Seva ja Iisrael teie riiki ründavad? See oli ühe mehe vastus. Sebineva ja Iisraeli õhujõud tulid vaenlast tapma, kuid samal ajal ründasid ka meie naftarajatisi. Me ei soovi seda, tahame islami vabariiklastest vabaneda. Need ei ole meie enda ressursid. Nii et rünnake valitsust, mitte infrastruktuuri, ja see mees nimetab valitsust oma isiklikuks vaenlaseks. Annan sõna teile edasi. Tahan rohkem rääkida operatsioonist Eepiline raev, täpsemalt mürisev lõvi, eriti kui olete Iisraelis. See on peaminister Benjamin Netanyahu büroo avaldus, mis ütleb: Iraani rahvas, me peame ajaloolist vabadussõda. See on ainulaadne võimalus ajatollade režiim kukutada ja vabadust saavutada. Koos USA-ga lööme Teheraani türanne tugevamalt kui kunagi varem. See on peaministri büroo avaldus, soovin selle ekraanile tuua. See puudutab Beirutit Liibanonis, samal ajal kui Iisrael jätkab operatsioone ka väljaspool Teheraani. IRGC ja praeguse režiimi vastu, aga ka Hezbollah vastu, mis on terrorirühm Beirutis. Suits tõuseb operatsiooni jätkudes. Kutsun nüüd Iisraeli valitsuse pressiesindaja Shosh Bedroshani rääkima olukorrast kohapeal. Shosh, nagu alati, suur tänu, et olete siin meiega. Aitäh täna! Aitäh, et mind vastu võtsid, Josh. Kõigepealt sooviksin, et teeksid operatsioonist üldise kokkuvõtte. Teame, et see algas 12 päeva tagasi ja kestab siiani. Kuidas on olukord praegu Teheranis ja Beirutis? Kindlasti, nagu mainisite, on operatsioon mürisev lõvi kestnud 12 päeva ning oleme saavutanud märkimisväärset edu. Ründame Teherani ja Iraani Islamivabariiki tugevamalt kui kunagi varem. See on tänu meie imelise liitlase Ameerika Ühendriikide ja nende julgeolekujõudude abile. Praegu sihime juhtimiskeskusi Teherani südames. Ka Iraani Islamivabariik peidab relvi tsiviilinfrastruktuuri. Näeme sama mustrit. Beiruti kesklinnas on näha, kuidas Hezbollah, Iraani esindaja, peidab strateegilisi relvi tsiviilelalike sekka. Mõned ütleksid, et nagu isa, nõnda poeg, sest Iraani režiim on selle maopea. Üks nende rahastatud asendusgruppidest, kelle eesmärk on Iisraeli hävitamine, on Hezbollah. Samuti on Hamas ja Houthid, mistõttu jätkame režiimi survestamist. Nad olid jahmunud ja segaduses, režiimi sees on juba praod tekkinud. Läheme sügavamale. Olen seda küsimust sulle mitu korda juba küsinud. Selgita palun, mis on Hezbollah ja Iraan ning kuidas nad on omavahel seotud asendusgrupina nendele, kes pole detaile kokku pannud? Kindlasti, meil on madupea, milleks on Iraani Islamivabariiki. Ja selle asemel, et suunata oma $miljardid oma rahvale, on nad otsustanud seda hoopis rõhuda. Nad võtsid $miljardid ja suunasid need terrorismiga seotud asendusgruppidele. Hezbollah on nende peamine ja suurim esindaja. Teda rahastatakse, koolitatakse ja toetatakse rahaliselt Iraani Islamivabariigi poolt. Samuti on meil Hamas lõunas Gazas ja Houthid Jeemenis. Te võite küsida, miks on Iisraeli riigi ümber nii palju asendusterroristlikke rühmitusi? See ei ole juhus. See on Iraani viis lämmatada ja infiltreeruda, lämmatada Iisraeli riiki. Et meid ümbritseks terror igast küljest, üheainsa eesmärgiga hävitada meie rahvas ja ainus juudi riik planeedil. Ja me peame maopea hävitama. Just sellega tegeleb praegu operatsioon Mõirgav lõvi ja oleme juba näinud suuri edusamme selle ohu kõrvaldamise. Islami režiimi, ajatollade režiimi, peamine oht on nende tuuma- ja ballistiliste rakettide võimekus. Nad tulistavad meid iga päev, sageli mitu korda päevas, selle operatsiooni praeguses etapis. Ja me peame selle kõrvaldama, et Iraani rahvas saaks olukorra iseenda kätte võtta, nagu ka avaldus, mille te just lugesite peaministri enda poolt.
Oleme palju rääkinud olukorrast ja ohust, mida Iraan ja Hezbollah iisraellastele ja Iisraeli inimestele kujutavad. Soovin teada teie arvamust. Millist ohtu või probleemi see Iraani poolt Ameerikale või ameeriklastele siin kujutab? Meile siin Souli linnas, muidugi. See on tõesti väga oluline küsimus. Ameeriklased peaksid mõistma, et Iraani režiim on Iisraeli ähvardamise kõrval ka ameeriklasi otse rünnanud. See sai alguse Iraani pantvangikriisist, mille järel võimule tuli esimene kõrgeim juht Khamenei. Terroristid hõivasid Teheranis Siinai saatkonna ja hoidsid 52 ameeriklast pantvangis 444 päeva. Ameeriklased olid ajatollade režiimi esimesed, iisraellased viimased, pantvangid 7. oktoobril. Sellest ajast on Iraan ja tema toetatud terrorirühmitused korduvalt ameeriklasi tapnud. 1983 aastal ründas Iraani toetatud Hezbollah veoautopommiga merejalaväelaste kasarmut Beirutis. Nad tapsid üle 240 Ameerika sõjaväelased, tehes sellest ühe surmavaima ameeriklaste vastu suunatud terrorirünnaku enne 11. septembrit. Ja hiljuti Josh, Iraani terrori esindajad tapsid Iraagis sadu Zilamira sõdureid ja Iraani toetatud terroriorganisatsioonid on tapnud Ameerika tsiviilisikuid kogu piirkonnas. Nagu mainisin, tappis Hamas Iraani toetatud esindaja 7. oktoobril 10 ameeriklasi. Nad röövisid selles veresaulas ka teisi inimesi. Iisrael. Kui küsitakse, mis ohustab ameeriklasi, on vastus lihtne. Josh. Iraani režiim on neid sihtinud aastakümneid. See ideoloogia tahab hävitada nii Iisraeli kui ka Ameerika Ühendriigid. Meid nimetatakse väikeseks ja Ameerikat suureks saatanaks. See on oht, mitte teooria. Ameeriklased on Iraani režiimi eest juba palju maksnud. Viimane küsimus enne lõpetamist. Millist vale või desinformatsiooni praeguse operatsiooni või Iisraeli kohta tahaksite selgitada? Et kõik vaatajad, olgu Zevas, Iisraelis või mujal, mõistaksid seda hästi. Kindlasti hästi. Iisraeli riik ei luba, et ajatollade režiim eksisteeriks Iraanis. Rahvast on selle režiimi poolt rõhutud juba 47 aastat. Peaminister rääkis Iraani rahvaga ja rõhutas, et tõehetk on saabumas. Nad peavad sellest kinni haarama ja see sõltub neist endist. Nende ülesanne on seda võimalust kasutada. Kui see võimalus avaneb, loome need tingimused, et Iraani rahvas saaks oma saatuse taas enda kätte võtta ja lõpuks oma tuleviku üle kontrolli omada. Peaminister Netanyahu väidab, et eemaldame eksistentsiaalse ohu ajatollade režiimilt. Ja kui me seda teeme, võib see avada rahuajastu, mida Lähis-Idas pole kunagi varem nähtud. Ajatollade režiim on Lähis-Ida destabiliseerimist aastaid edendanud. Praegu on käes aeg, et meie rahvas, ameeriklased, eurooplased ja kõik kogu piirkonnas saaksid lõpuks elada rahus. Ja nad ei peaks muretsema oma elu pärast hullumeelse režiimi tõttu, kes tahab meid hävitada. Josh Bedrosian, Iisraeli valitsuse pressiesindaja, aitäh, et tulite siia sellest kõigest rääkima. Kas on midagi, mida soovite lisada või mida me oleme kahe silma vahele jätnud, enne kui laseme teil minna? Ma tahaksin lihtsalt tänada teid selle võimaluse eest. Ma sooviksin lihtsalt rääkida uskumatust liidust Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli riigi vahel sel hetkel. Me pole kunagi varem näinud sellist koostööd meie kahe riigi vahel nagu praegu. Seisame silmitsi kurjusega. See on võitlus hea ja kurja vahel, nagu president Trump on tunnistanud ja peaminister Netanyahu aastaid öelnud. Lõpuks on president Trump meiega nõus, sest ta mõistab, millist ohtu ajatollade režiim meie ja Ameerika rahvale kujutab. Nagu mainisin, hoidis Iraani režiim 1979 aastal ameeriklasi Teherani saatkonnas 444 päeva pantvangis. Viimased inimesed, keda nad pantvangi võtsid, olid iisraellased 7. oktoobril oma terrorivoliniku Hamasi kaudu. Me võitleme koos. Ja üks peaministri nõunikest ütles sel nädalal, et president Trump ja peaminister on kõigi aegade parim duo. Seni tehtu eest selles operatsioonis uskumatu, Josh. Nad on siin pidanud mitu kohtumist pärast Trumpi teise ametiaja algust. Josh, aitäh, et leidsid aega meiega liituda ja seda arutada, me hindame seda. Aitäh!